Tere, head vaatajad! Täna oleme siis siia kogunenud, et rääkida meie roburfondidest. Mina olen Kadi Tõnismaa, mina olen Swedbanki investeerimisvaldkonna juht. Tere, mina olen Berit Kadajane, mina olen säästmistoodete valdkonna juht Eestis. Me ühiselt siis läheme koos teiega sellele teekonnale, et vaadata, kuidas siis meie roburfondidega saab toimetada ja mida meie roburfondid üleüldiselt tähendavad. Aga enne üldse, kui me läheme rohkem rääkima roburfondidest, Berit, kas sina oskad nagu võib-olla paremini selgitada, et miks üldse vaja säästa on? Ja ikka, et päris mitu põhjust on, miks võiks säästa ja investeerida raha. Et esiteks kindlasti on inflatsioon, mis Eestis on viimastel aegadel olnud päris kõrge numbriga, et arvelduskontol raha väärtus ajas siiski väheneb ja selle tõttu oleks mõistlik seda siis investeerida. Ja kui me vaatame ka pikaajalist fondide tootlust, siis on olnud kuskil keskmiselt 5–7% ja Euroopa Keskpanga eesmärk on hoida inflatsioonitase 2–3% juures. Seega pikaajaliselt on suudetud investeeringutega inflatsiooni ületada, kuid loomulikult me ei saa garanteerida tootlust, aga ajalooline tootlus on olnud selline. Teiseks põhjuseks on kindlasti liitintress. Et Albert Einstein on nimetanud liitintressi 8. maailma imeks. Et see on siis selline intressi tüüp, kus siis nii juba sisse makstud raha kui ka siis teenitud intress hakkavad tootlust teenima. Ja mida pikem on kogumise investeerimise ajahorisont, seda võimsam see liitintressi efekt tuleb. Nii, järgmiseks vaatame siis sellist ajaloolist SB500 hinnaliikumise graafikut, et siin on välja toodud 40 aasta hinnaliikumise graafik, erinevad sündmused, mis on turgusid mõjutanud. Ja kuigi lühiajaliselt võib olla aktsiaturgudel kõikumisi ka alla, siis pikaajaliselt me näeme, et graafiku suund on ülesse ja kui me hoiame raha siis investeeringutes pikemat aega, siis meil on võimalik teenida ka head tootlust. Miks lühiajaliselt ei tasu siis investeerida raha aktsiaturgudele, ongi just see, et me mitte kunagi ei tea, mis momendis me hetkel siin graafikul oleme, mis võib tulevikus juhtuda. Et ka näiteks 2008 aasta, kui oli üleilmne maailma majanduskriis, oli järsk kukkumine ja see taastumine võttis päris pikka aega, kuskil 7, 8, 9 aastat, kui hind jõudis samale tasemele, kui ta enne oli. Et selle tõttu peaks investeerima pikaajaliselt ja regulaarselt. Ja kui on näha siis, et turud võib-olla langevad ja kui mul on üleliigset raha ja võimalust rohkem säästa, siis võiks tegelikult regulaarse investeerimise, säästmise, püsikorralduse summat hoopis suurendada. Et selle võrra ma saan siis osakuid ju odavama hinnaga. Ma just vaatan ka kusjuures seda graafikut hetkel, et samamoodi mõlgutasin mõtteid selle ülemaailmse finantskriisi üle, mis siis aastal 2008 oli ja tegelikult ütleme, et kui nüüd vaadata seda pisikest jõnksatust justkui allapoole kogu selle pikaajalise graafiku peale, et siis tegelikult olles selles ajas, et ta tundus nagu väga kohutav ja keeruline ja kogu aeg oli endal küsimus, et millal siis see lõpp ükskord saabub, et saaks hakata nii-öelda turgude kasvu poole vaatama, aga tegelikult ütleme, et kui üleüldises sellises perspektiivis seda graafikut vaadata, siis tegelikult see ülemaailmse finantskriisi jõngsatus on nagu ülipisike. Ehk tegelikult see ju kinnitabki täpselt seda, mida sa just välja tõid, et see ütleme, et järjepidevus, et see viibki tegelikult need investorid tõenäoliselt sihile, et kes ei ehmata ära olukorrast, kus turgudel on suur langus, et siis järgmisel hetkel tahetakse kiiresti rahad välja võtta, vaid pigem oodataksegi neid häid ja magusaid hetki ja tõesti need igakuised paigutused. Et võib-olla sa sellest natukene saadki nüüd lähemalt rääkida, et miks just see igakuine paigutus nagu hea on? Ja, et vaatame järgmist slaidi ka, et siin me oleme välja toonud just sellise regulaarse paigutuse eelise,
oleme näite toonud, et see investor, kes näiteks igakuiselt siis 100 eurot paigutab investeeringutesse ja oletame, et osaku hind on tollel hetkel, kui ta ostab ka siis 10 eurot, ta saab selle eest siis 10 osakut. Kui peaks hakkama seejärel turg langema, see tähendab siis seda, et hind läheb odavamaks, ma saan selle sama summa eest 100 euro eest rohkem osakuid. Et no näiteks kui hind on 6,5, saan 100 eurost juba 15 osakut. Ja allpunktis, kus osaku hind on 4,5, minu investeering on langenud 34%, kuigi turg on langenud sellel hetkel 55%. Ja selle investori jaoks siis, kes igakuiselt regulaarselt investeerib, tema jõuab 0 punkti oma investeeringutega tagasi siis, kui osaku hind on tagasi tõusnud 6,5 peale. Ja edasi on juba selle investori jaoks kõik kasum. Et nüüd versus nüüd sellise investoriga siis, kes aeg-ajalt teeb selliseid ühekordseid paigutusi, et ütleme, et mõni investor paneb siin 10 euro juures, kui osaku hind on 10 eurot suurema summa korraga sisse ja peale seda peaks turg langema, siis selle investori jaoks 0 punkt tulebki alles siis, kui osaku hind jõuab tagasi 10 euro juurde ja alles siis hakkab tema kasvamit teenima juhul, kui turg peaks edasi tõusma. Et siis ongi see, et päris graafikul nii-öelda ju ära toodudki, et kui oluline on see igakuiste paigutuste pool samamoodi, et miks nagu üleüldiselt räägitakse hästi palju sellest regulaarsest investeerimisest, et see regulaarsus aitab tõesti nagu nähagi kiiremini sihile jõuda. Just. Ja ajas hajutamine, sellega ma maandan hinnariski, et ma saan erineva hinnaga osakuid ja see annab mulle sellise parema keskmise hinna. No vot, et minu arust see on nagu hästi oluline asi, mida nagu tasub siis kõrva taha panna ja me pärast siis vaatame ka koos, et kuidas seda regulaarset investeerimist internetipangas teostada. Just. Nii, aga Kadi, räägi siis sina meile, et mis asi see Swedbank Robur on üldse? Ja, aga ennem kui me nüüd Roburist hakkame rääkima, et igaks juhuks ma vaatajale ütlen ära ka, et kindlasti kõik need fondid, mida me siin vaatame Roburi poole pealt, et ärge käsitlege neid soovitusena, et need on lihtsalt meie poolt nii-öelda suvaliselt valitud fondi nimetused ja näiteks kui te päriselt vajate siis sellist investeerimisnõu, et siis kindlasti pöörduge meie spetsialistide poole, kes siis saavad koos teiega ühiselt pakkuda teile seda personaalsemat tuge. Aga rääkides nüüd tõesti Swedbank Roburist, et Swedbank Robur nüüd meie Swedbank AS-i poolt pakutuna on aastast 2021 Baltikumi turul, sealhulgas siis Eesti turul. Et tegelikult Swedbank Robur Fonder AB on üleüldiselt meie oma Rootsi panga Swedbank AB tütarettevõte. Ja ta on loodud aastal 1967, nii et me räägime 50+ aastast kogemusest. Et no ma kujutan ette, et kui nende fondijuhtide kogemused seal kõik kokku liita ja arvutada nii-öelda siukest summa summarum nende kogemust, et ma arvan, et sinna tuleb see 1000+ aastat kindlasti, sest tegelikult tegemist on väga kogenud fondijuhtidega. Nüüd Robur ise, minu jaoks on see hästi põnev, et tegelikult nüüd iga inimene, iga vaataja, kes seda meie webinari kuulab, et saab võtta endaga kaasa ühe ladinakeelse sõna, sest Robur tähendab ladina keelest tõlgituna eesti keelde tamm, tugevust, et tal on nagu hästi palju selliseid jõulisi tõlgendusi seal taga, aga mida tähendab tamm meie jaoks? Tamm ju tegelikult tähendabki sellist jätkusuutlikkust, edasiviivat jõudu, nii-öelda jõudu andvat energiat ja nii edasi, et oleme me siin Eestis ju kõik nii-öelda seda puud väga kõrgelt hindamas. Ja Eestis siis meil täna on pakkumisel 19 fondi, et need fondid on erinevad, seal on erinevad varaklassid, seal on erinevad sektorid, seal on erinevad piirkonnad, nii et tegelikult see valik on väga lai, kuigi ütleme, et see number 19 tundub pisike, aga tegelikult ütleme, et igaüks leiab sealt selle oma. Nüüd Swedbank Robur hästi palju pöörab tähelepanu jätkusuutlikkusele, et ettevõtete valikutel nendesse fondidesse jälgitakse siis seda poolt, et
et ettevõtted oleksid pikas ajas püsivad, et ettevõtetel oleks seda jätkusuutlikkust edasi liikuda, et nad oleksid teatud määral täna juba innovaatilised, et nad teeks seal juba olulisi muudatusi, mis aitaks neil konkurentsis pikas ajas püsida. Et ma tean, et paljudel juhtul öeldakse, et see jätkusuutlikkus on pigem nagu selline komistuskivi investeeringutes, aga tegelikult ütleme, et kui ma teen nii nagu ka Berit ju varem rääkis, et kui ma teen neid pikaajalisi investeeringuid ju, siis minu jaoks ongi hästi oluline see, et see fond, kuhu ma olen oma investeeringud teinud, et see fond kestaks, aga see fond saabki ju kesta tänu sellele, et need ettevõtted seal sees kestaksid. Nüüd, kui roburfonde hakata Swedbank AS-i kaudu ehk meie Eesti ettevõtte kaudu soetama, et siis nende ost, müük ja vahetamine on tasuta. Samamoodi on tasuta ka nende hoidmine, et seal ei ole vahet, mis summades inimene toimetab, et roburfonde ju saab alates 1 eurost hakata päris soetama ja tegelikult mingu need summad väga kõrgete numbriteni välja, et seal tegelikult vahet ei ole. Ja minu arust on ka see tore, et see fond sobib, ütleme, et roburfondid sobivad investeerimiseks nii eraklientidele kui äriklientidele ja äriklientidel on ju suisa see, et nad ei pea lehikoodi endale eraldi tegema, et näiteks ütleme, et kui äriettevõte tunneks huvi börsil kaubeldavate fondide ehk ETF-ide vastu, siis tal peab olema see lehikood, mis toob temaga iga-aastaseid kulusid või kuiseid, sõltub, kuidas keegi endal nii-öelda selle partneri võtab. Ja see tähendab seda, et on miski, mille eest tuleb järjepidevalt veel lisaks nii-öelda väärtpaberi portfellile hoolt kanda. Aga roburfondide soetamine siis tõesti ärikliendil seda lehikoodi ei vaja. Ja eraisikute aspektist jälle, kui me räägime investeerimiskontosüsteemist, mis on ju väga levinud ja populaarne nii-öelda võimalus oma tuludelt maksu edasilükkamise süsteem, et siis ju tegelikult need roburfondid on täpselt samamoodi käsitletavad siis investeerimiskontosüsteemis finantsvarana. Aga vaatame nüüd mõnda roburi fondi nimetust ka, et Kati, räägi, et mida need nimed ja et siin selles fondi nimetuses tähendada küll võiks? Et tõesti, me võtsime siit ühe ütlemegi niimoodi, et vabalt valitud fondi, ja siin on siis, mida need tähendavad, et Swedbank Robur, nii nagu ma juba siis ennem rääkisingi, et tegemist on varahaldusettevõttega ja Swedbank on siis Swedbank AB ehk meie Rootsi pank on siis nii-öelda emaettevõtteks sellel fondi varahaldusettevõttel. Roburist me rääkisime, et robur siis eesti keeles tähendab siis ka tamme, nii nagu mainisin, ehk saab kasutada mõnda ladinakeelset sõna. Nüüd access, tegelikult selles fondis access tähendab passiivsemalt juhitud fondi, et teadupärast on olemas aktiivsed fondid ja passiivsed fondid ja neid mõlemaid ka siis meil robur pakub, aga me ise nimetame siis mitte oma fonde mitte siis passiivselt juhitud fondideks, vaid passiivsemalt juhitud fondideks ehk siis indeksit jälgivad fondid. Ja põhjus ongi seesama jätkusuutlikkuse pool, et me ikkagi reaalselt vaatame neid ettevõtteid, kes siis näiteks võrdlusindeksis on sees, et keda me saaksime nii-öelda enda fondi tuua ja kui ettevõte ei vasta siis meie nii-öelda jätkusuutlikkuse printsiipe arvestavalt teatud kriteeriumitele, et siis me tegelikult seda ettevõtet sinna ei kaasa. Ehk seetõttu me räägimegi antud access fondide puhul passiivsemalt juhitud fondidest. Siis Edge endas siis kätkeb seda nüanssi, et kuni 10% fondist investeeritakse sotsiaalse mõjuga ettevõtetesse, et see pool on ka jälle meie fondidel hästi oluline. Ja näiteks ütleme, et meie roburfondid on hästi palju saanudki jätkusuutlikkusele ja sotsiaalsele aspektile suunatud erinevaid auhindu, et see on ka fondile endale, fondivalitsejale endale hästi oluline. Nüüd Global tegelikult viitabki reaalselt siis sellele piirkonnale, kuhu fond investeerib, ehk siis kui Global eesti keelde tõlkida, et siis see tähendab globaalset, mis tähendabki seda, et see fond siis investeerib globaalselt üle maailma ja selle fondi puhul on siis näiteks tegemist aktsiafondiga. Nii, aga nüüd vaatame, kus me siis internetipangas fondid üles leiame.
et internetipangas on meil selline alateema nagu kogumine, investeerimine ja siin on päris palju infot, aga fonde puudutav info on siis tulbas kogumine ja fondid ja alumine valik on fondid. Kui me sellele lehele siis liigume, siin üleval on ka selline väike kokkuvõtlik info investori jaoks ja võib-olla tuletame siis uuesti meelde selle hinnakirja poole, ja et ma üldse saaksin roburifonde endale siis soetada või püsikorraldusega nendesse koguda, ma pean avama endale väärtpaberikonto. Väärtpaberikontot saab väga mugavalt teha ise internetipangas, see ei maksa midagi, avamine on tasuta ja roburifonde saab ka hoida sõltumata summa suurusest tasuta ja kõik ostu-müügitehingud, ka fondi vahetustehingud on ilma lisakuludeta. Ja tehinguid siis saab teha juba ka väga väikeste summadega. 1 euro on siis miinimumsumma, millega saab siis nii ostu- ka müügitehinguid teha. Ja nii nagu Kadi ka ütles, äriklientide puhul siis me ei küsi leikoodi, kui äriklient soovib endale soetada väärtpaberiportfelli roburifonde. Siin allpool Berit, korra, kui tohib, et Jah. ma ütlen seda ka juurde, et ta rääkisid nii-öelda, et internetipangast saab avada selle väärtpaberikonto hästi mugavalt, et küll soovitame avada ka näiteks sinna juurde täiendava arveldusarve, et mis siis selle väärtpaberikontoga siduda ja seda raha siis saab kanda sinna selle arveldusarve peale, et mida on soov investeerida väärtpaberikontole. Ja miks me seda soovitame, ongi see, et natuke ennem ma rääkisin sellest investeerimiskonto süsteemist, et siis on endal aega mõelda ja atra seada, et kui see deklaratsiooni esitamise aeg tuleb ja näiteks on soov võib-olla siis investeerimiskonto süsteemi minna, et siis tegelikult on see valmidus olemas ja siis saab juba nii-öelda deklaratsiooniga maksuametile teada anda, et vot nüüd ma võtsin kasutusele investeerimiskonto süsteemi. Aga ütleme, et võib-olla tõesti, et ma tahan jääda sellesse vanasse süsteemi, aga vähemalt ma olen teinud teatud valmiduse, et ma saan teha enda jaoks veel muudatusi, sest kui ma selle väärtpaberikonto jätan oma igapäeva, nimetame seda siis leivasaia kontoks, et kuhu meie palk tuleb ja kust me tavaliselt kommunaalmakseid maksame ja poes käime, et siis tegelikult ja ma tahan minna investeerimiskonto süsteemi, siis tegelikult see deklaratsiooni esitamine võib osutuda minu jaoks keeruliseks, sest siis ma pean maksuametile investeerimiskonto raportis absoluutselt kõik kanded ära näitama, mis mul on kontole tulnud, mis mul on kontolt läinud, kõik need poeskäiguarved ja need. Et sellepärast me soovitamegi, et lisaks sellele väärtpaberikontole avada ka eraldi veel juurde arveldusarve, need omavahel siduda ja siis kui on soov investeerida, siis kõigepealt oma igapäevakonto pealt kanda raha sellele arveldusarvele, mis on väärtpaberikontoga seotud ja siis sealt liigutada raha nii-öelda väärtpaberitesse investeerimisse. Jah, kes ei ole varem investeerimisega üldse kokku puutunud ja ei saa aru, mida me hetkel rääkisime, et mis see arvelduskonto eraldi ja väärtpaberikonto, et meil internetipangas tegelikult see teema on siin ilusti lahti kirjutatud, ülevaate tulbas on kontod investeerimiseks ja on välja ka toodud siis nende erinevus, aga tõesti, kui ma tahan saada, et spetsialist seletaks mulle selle teema uuesti maksude mõistes lahti, et mis see erisus on, et siis saab endale väga hästi internetipangas ka aja broneerida ja siis meie investeerimise toespetsialistid seletavad hea meelega selle süsteemi lahti. Ja, et pigem tasub alati küsida, et ka paadunud nii-öelda maksudega tegelevad inimesed alati ütlevad, et maksundus on see, et kus tasub pigem mitu sammu ette mõelda, kui tagantjärgi hakata mõtlema, et mis ma nüüd teen. Just. Nii, aga lähme siis fondide lehele tagasi. Tahtsin teile ka näidata sellist nii-öelda kas siis testi, mängu. Siit saab siis vaadata vastavalt minu eelistustele tulemust, et millist fondi ma võiksin kaaluda. Ma võin ka läbi teha siit näiteks enda järgi, näiteks ma valin, et mul ei ole eelistusi, ma tahan globaalseid investeeringuid ja millist fondi riskitaset ma siis eelistaksin, kas madalat või keskmist. Mina võtan praegu keskmine. Ja siis ta näitab mulle siin lõpus siis 2 fondi nime, et mille vahel ma võiksin siis kaaluda, aga see on tõesti kaaluda. Kui ma nüüd
tahan ikkagi täpsemat soovitust võib-olla, et milline riskiaste või minuga teadmised ja finantstervis, kõik see on võetud arvesse, siis meil internetipangas on olemas ka ülevaate tulbas investeerimisnõuanne. Et siin saab ära täita sobivuse küsimustiku ja lõpus siis vastavalt minu vastustele tuleb siis ka riskiastme soovitus, et kui mitu protsenti ma võiksin siis aktsiatesse investeerida. Aga loomulikult igaüks siis otsustab täpselt enda järgi, aga see on siis meie pangapoolne soovitus. Ja et täpselt ongi, et see tore mäng, mida Berit näitas, et sealt saabki siis lihtsalt endale nii-öelda vaadata erinevaid fonde kaalumiseks, kuid tõesti, et kui on soov niisugust juba konkreetsemat investeerimisnõu saada, et siis see sobivusküsimustik aitab palju ja lisaks soovitame kindlasti ka siis meie asjatundjate poole pöörduda täpsema nõu saamiseks. Just. Kas sa, Berit, äkki tahad korra rääkida ka sellest kalkulaatorist, mis meil on seal samamoodi selle mängu juures? Jaa, et näitame selle ka ära, et kui keegi soovib siis nagu proovida, et kui näiteks ma tahaksin igakuiselt kõrvale püsikorraldusega panen ka paika endale eesmärgi, et kui pikk see ajahorisont võiks olla. No näiteks panen, et ma tahan koguda 20 aastat, 50 eurot panen iga kuu kõrvale. Ja see oodatav tootlus on siis nii-öelda siis, eks ole, ennustuslik, et sõltub fondist, mis riskiaste on, palju on aktsiaid, palju võlakirju. Siin on välja ka toodud selline ajalooline aktsiafondide keskmine tootlus. No ma panen siin näiteks ta sellise 5 peale ja siin kõrval ma näen siis tulemust, et kui palju ma siis võiksin kokku koguda. Kindlasti nüüd tähelepanelik vaataja märkabki, et siin on tegemist siis selle liitintressiga, millest Berit ennem rääkis. Ja mida ma veel tahtsin siia välja tuua on see, et investeerimisvaldkonnas on see, et mitte kunagi me ei saa ette öelda, millised saavad olema need tootlused. Et kõik arvutused tehakse ajaloo baasil ja tegelikult ütleme, tuleviku tootlust ei saa eeldada, et nüüd minevik näitab seda, et milline saab olema see tuleviku tootlus täpsemalt, et kõik kriisid käituvad erinevalt, mis iganes mõjutused käituvad erinevalt, et ma ise mäletan ühte turusituatsiooni, et kus tolleaegne USA president Donald Trump tegi ühe tweedi, kuidas nad Hiinaga ekspordi osas kokkuleppele ei saa ja see oli nagu niivõrd suure mõjuga, et tegelikult turud selle peale hakkasid langema. Et seal võivad olla niivõrd nagu sellised erinevad nüansid, mis turge mõjutavad ja seetõttu iga kriis on omanäoline ja seetõttu me ei saa ka öelda, et vot nüüd kindlasti sa garanteeritult teenid nii ja nii palju. Ei ole nii, et kõik arvutused näitlikustamiseks käivad küll jah ajaloo baasil, aga tulevik on see, mida me siis tulevikus näeme, et mis need õiged intressid või need tootlused on. Just, aga siin ongi nüüd see ajas hajutamine, pikaajalisus, järjepidevus ja kui tulevadki keerulised ajad, siis tuletan endale meelde, mis minu eesmärk oli ja tuletan ka selle meelde, et siis on osaku hind odavam, see tähendab seda, et ma saan sama summa eest rohkem osakuid. Sa, Berit, tõid väga hea asja praegult välja, eesmärk. Et eesmärk ongi absoluutselt selle kõige alus, et kui ma otsustan alustada nüüd investeerimist ja mõtlen, et kuidas või mida alustada, siis number 1 asi ongi panna eesmärk paika. Ja kui ma olen endale pannud paika eesmärgi, siis ma olen sellele eesmärgile pühendunud ja nii on ka mul lihtsam nii-öelda neid järgmisi samme ette võtta. Aga vaatame siis nüüd, kuidas me saame internetipangas nende fondide kohta rohkem informatsiooni ja proovime koos siis teha ka ühe tehingu ja ka regulaarset investeerimislepingut sõlmida. Nüüd vaatamegi, kuidas siis internetipangas rohkem nende fondide kohta, roburfondide kohta informatsiooni leida. Et nii nagu Berit ennem siis näitas, et tulebki minna siis kogumine investeerimislehel fondidele. Ja siit tegelikult, kui liikuda nüüd allapoole, ma olen nüüd ise juba internetipanka ka ilusti sisse logitud, siis siin on ära toodud erinevad fondid, need roburfondid, millest me siis rääkisime. Ja tegelikult ütleme, et käiks esmapilgul üle just selles vaates, et
et mis fondid meil siin on. Nii nagu varasemalt ma juba rääkisin, et meil on aktiivsed fondid, aktiivselt juhitud fondid ja meil on passiivsemalt juhitud fondid, et ennem selgitasin ka, et just passiivsemalt seetõttu, et me jälgime seda jätkusuutlikkuse aspekte ehk me ei võta kõiki ettevõtteid võrreldes selle võrdlusindeksiga nii-öelda enda fondi hallata. Aga kui nüüd vaadata neid fonde lähemalt, et siis need esimesed 3 fondi, mis siin on, et savings fond 30, fond 60 ja savings fond 100, et need on portfellfondid. Need fondid omakorda sisaldavad fonde ehk tegelikult need on kõige mugavam moodus teha endale hästi laiapõhjalist investeeringut. Ja need numbrid siin taga tähendavad siis 30 tähendab siis 30% aktsiate osakaal, 60 tähendab 60% aktsiate osakaal ja arusaadavalt siis 100 tähendab 100% aktsiate osakaalu. Tegemist on aktiivselt juhitud fondidega ja üleüldiselt, kui me räägime roburfondidest, siis kõik, ütleme, et kui fondis endas on mingid aktsiad sees, mis maksavad siis omakorda dividende, ehk siis need dividendid selles fondis sees reinvesteeritakse, ehk sellel on siis sihuke võõrapärasem nimi ka, et akumuleeritakse. Nüüd siit edasi, kui me vaatame järgmisi fonde, ma klõpsan nad ära ka, et siis oleks nagu aru saada, millistest fondidest me räägime. Need on siis passiivsemalt juhitud fondid, et nendes kõigis on sõna access sees. See on see, mida ma ennem just selgitasin, et mida see sõna seal sees tähendab. Ja tegelikult need fondid siis, nagu näha on, investeerivad piirkonnapõhiselt ehk global on globaalne, et selle fondi põhjal me siis selgitasime ka neid fondis olevate sõnade tähendusi. Siis USA arusaadavalt investeerib USA poole, Euroopa, emerging markets on siis arenevate turgude pool, Jaapan, Aasia ja eraldi on siis nii-öelda ka Rootsi välja toodud. Ehk tegelikult ütleme, et kui on soov näiteks mingit piirkonnapõhist fondi võtta kaalumiseks, et siis tegelikult siit täiesti leiab neid fonde. Ja me oleme huvi pärast vaadanud neid fonde ka just võrreldes näiteks erinevate indeksitega, et Berit ennem rääkis sellest S&P 500-st, et versus näiteks USA fond, et tegelikult ütleme, et teatud erisused neil on, aga need erisused tulevadki just sellest jätkusuutlikkuse aspektist. Et siin on tõesti, et vaatajal võib-olla on, et kui huvi tekib, et saab sinna sisse rohkem vaadata ja näiteks saab vaadata, millist fondi võib-olla tõesti enda portfelli kaaluda, et näiteks alternatiivile mõne ETF-i vastu. Nüüd, kui me võtame siit järgmised fondid, mis on siis nii-öelda justkui meie mõistes siis tegelusfondid, sektorifondid, et Impact on siis selline fond, mis hästi jätkusuutlikkusele on keskendunud, et kui muidu ütleme, et me siin räägime sellest jätkusuutlikkusest hästi palju ja sellest, et ütleme, et roburfondid pööravad palju tähelepanu just kestlikkusele ja keskkonnale ja sotsiaalsusele, et siis meie mõistes nad on siis nii-öelda helerohelised fondid, et siis Impacti puhul me võime tõesti rääkida nagu tumerohelisest fondist, sest see on nagu konkreetselt tema suund, kuidas nagu neid investeeringuid teha. Nüüd Hike Dividend fond on fond, mis investeerib siis ettevõtetesse, mis maksavad dividende ja need dividendid siis omakorda reinvesteeritakse, et neid ei kanta nagu investori arveldusarvele välja. Ja tänu sellele, et need dividendid siis reinvesteeritakse, jälle taas me saame viidata sellele liitintressi efektile, millest Berit ju ennem rääkis, et muidu on see, et näiteks kui dividendid kantakse arveldusarve peale, siis need jääks sinna arveldusarvele, ei saaks kohe investeeritud, kui ka tahaks investeerida, et pole aega, et selline reinvesteerimise pool tegelikult on väga positiivne. Nüüd edasi, kui me vaatame järgmisi fondigruppe, siis siin on tegemist nii-öelda võlakirjafondidega, et tegelikult investor, kui ta soovib, ta saab teha endale väga mitmekesise erinevatest varaklassidest koosnema fondi. Ja kõige viimasena siia taha lõppu on meie fondiperega kõige viimasena liitunud ka siis nii-öelda aktiivselt juhitud ja arenevale Euroopale suunatud fond ehk siis nii-öelda ka meie mõistes Ida-Euroopa suunitlusega. Et
et kuhu siis on võimalus neid investeeringuid teha. Nii et kui tegelikult vaadata seda tervikpilti, kõiki meie neid fonde, et siis need fondid, kus on siis sõna Access sees, et need ongi siis nii-öelda passiivsemalt juhitud fondid, aga teised kõik on siis aktiivselt juhitud fondid. Nüüd korra vaatan koos teiega ka tasude poole. Et Berit rääkis, et kõikide nende roburfondide ostmine, müümine, hoidmine ja ka vahetus on tasuta ja täpselt nii ta ongi. Need kulud, mis siin on ära toodud, on fondi sisemised kulud, et seadusest tulenevalt on kohustus siis need kulud välja tuua, et investoril oleks arusaam, et mis on selle fondi sees toimumas. Ja kõigepealt me vaatame siis võtame siit kõige esimese fondi näiteks, et haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud, et see on siis nii-öelda 0,86% näiteks savings fund 30 puhul. Aga tehingukulud 0,01%, need ei ole need kulud, mida investor nii-öelda soetamisel peab kandma. Need on need kulud, mida fond sisemiselt teeb nende fondide või aktsiate haldamisel. Need on need sisemised kulud, mis tehakse näiteks ostmisel, müümisel, et kõikidel varahaldusettevõtetel on kokku lepitud erinevad hinnakirjad ja lähtuvalt siis nendest hinnakirjadest ka siis tekivad need mõjud. Ja need tehingukulud arvutatakse üks kord aastas eelmise aasta baasil, et näiteks ütleme, et see praegult need tehingukulud, mida me siin näeme, need on ära toodud siis nii-öelda eelmise aasta baasil välja arvutatud. Ja mida ma tahtsin veel lisada, on see, et see tehingukulude väljatoomise nõue tekkis siis 1. jaanuarist 2023, et lähtuvalt, kuidas siis seadused muutuvad või ütleme, et need nõuded fondivalitsejatel on, et siis lähtuvalt sellele on ka siis need numbrid siin välja toodud. Et varasemalt me kajastasime ainult haldustasusid eraldi, et nüüd on nagu siis see tehingute plokk ka eraldi ära toodud ja siis selle info leiate tõesti siit tasude alt. Aga et veel kord toonitan, et Swedbank AS-is, kui te investorina lähete neid roburfonde ostma, et siis nende enda ost, müük, vahetus, hoidmine on tasuta, et praegult oli jutt siis reaalselt nagu selle fondi sees olevatest kuludest. Aga nüüd vaataks mõnda fondi lähemalt. Mis sa arvad, Berit? Ma ei tea, teeks siukse juhis, võtaks kõige esimese või? Vaataks jah, võib-olla mõnda savings fondidest, et mis meil seal sees täpselt on ja kus seda infot leida ja võib-olla võtaks mõne sellise spetsiifilisema fondi ka. No kas või see, mis meil seal slaididel, see Global oli selline. Ja. Et lihtsalt vaatajale veel kord, et need fondid me tõesti valime juhuslikult, et ärge käsitlege neid fonde, mida me siin nüüd süviti vaatame, kuidagipidi soovitusena ja mõttena, et võt nendest fondidest äkki võiks kinni haarata, et pangatöötajad ju ometi neid näitasid, vaid meie tänase webinari eesmärk tõesti on see, et te saaksite paremini aru, et mida need fondid endas kätkevad ja millele võib-olla nagu kõige rohkem tähelepanu pöörata. Aga praegult ma siis tõesti võtan siit selle Swedbank Savings Fund 30, mis on meie listis kõige esimene fond ja lihtsalt räägingi natukene üle, et mida siis need näitajad ja numbrid siin siis tähendavad. Et tegemist on siis Savings Fund 30-ga ja siin on siis ära toodud selle fondi isinkood. Isinkood on nagu meil kõigil inimestel on isikukood, fondidel on oma isikukood ehk siis see isinkood. See fond arveldab eurodes ehk tegelikult ütleme, et investor, kes nagu sellesse, ütleme, et kõik meie roburfondid on eurodes, et investor, kes siis nii-öelda Balti turul olevatesse roburfondidesse investeerib, ta ei võta nagu sedapidi endal sisse valuutariski. Et näiteks ütleme, et kui oletame mõnda börsil kaubeldavat ETF-i soetada, et kui ta on mõnes teises valuutas, et kaudselt jookseb ju sinna ka selle teise valuuta risk sisse sõltuvalt, kuidas ta siis nii-öelda eurodes toimetab. Siis see savings fund reaalselt on siis asutatud ilusal kuupäeval, 24. veebruaril 2021. Ja hetkel siis 4. juuni seisuga selle fondi puhasväärtus ehk NAV ehk Net Asset Value, et sealt tuleb see lühend, oli siis 9,9386, mis on fondide puhul hästi oluline teadmine. Ka kaasa arvatud, kui me räägime börsil kaubeldavatest fondidest, on see, et fondi hinnad ei ole, ütleme, et börsil kaubeldavatel fondidel on nii-öelda kogu aeg nad muutuvad, aga teine skaala, mis nii-öelda tavalistel investeerimisfondidel on see, et alati oodatakse nii-öelda ära kõikide börside päevalõpud ja siis alles tuuakse kokku
selle fondi puhas väärtus. Ja seetõttu need fondide hinnad muutuvad siis ainult üks kord ja tööpäeviti ja välistatud on siis ütleme, et kauplemispühad, et näiteks meie mõistes on siin 24. veebruar või et igal fondil on oma kauplemiskalender, et kus siis saab vaadata, et millal temal need kauplemispühad on. Ja põhimõtteliselt küll, et kui mina nüüd näiteks täna ennem kella 2 teen selle Roburfondiga tehingu, et siis ma mitte ei saa siis kohe nii-öelda seda hinda, mida ma siin näen, et 4. juuni hind on, vaid ma saan selle tänase hinna, mis alles arvutatakse homme. Et fondide puhul on see, et nad ei ole nii-öelda nagu treidimiseks, aktiivselt kauplemiseks, vaid nende puhul on aegviivitus. Ja puhas väärtus tähendabki siis seda, et me ennem teiega vaatasime neid sisemisi kulusid, et see sisemine kulu on sellest fondist siis juba maha arvutatud ehk siis haldustasud ja teenustasud kokku summeerituna jagatud 365 päevaga tekib koefitsient, mida siis sealt maha arvatakse. Siin on ära toodud puhas väärtuse muutus eelmise päevaga võrreldes ehk siis 3. juuniga võrreldes ja standardhälve. Et standardhälve tegelikult näitab kõikumist, selle fondi kõikumist, skaala 0 ühele poole ja teisele poole. Ehk tegelikult investorile ta näitab ka seda, et kui palju see fond nii-öelda võib kõikuda riskantne olla. Antud juhul sellest fondist rääkides tema riskinäitaja on madalam. Ta on number 3, et muidu ütleme, et riskiskaalat vaadatakse üldse nii-öelda 7 palli skaalas ehk 7 on siis kõige riskantsem fond, et antud fond on siis reaalselt 3, see tähendab seda, et ta on suhteliselt sinna madalama poole, et ei ole päris keskel. Nüüd siin on võimalus edasi tutvuda fondist lähemalt, lugeda nii-öelda fondi kohta. Täiendavalt saab klikata siia fondijuhi kommentaarile, et ta viib nii-öelda ingliskeelsele lehel, kus saab siis fondijuhi kommentaare lugeda, et aru saada, et mis siis konkreetselt selles fondis on teostatud, toimunud. Nüüd dokumentide ja tasude leht on hästi oluline just sellest aspektist, et siin on ära toodud kõik selle fondiga väga olulised dokumendid. Tõesti investorile kõige tähtsamaks võib nimetada siis seda põhiteabedokumenti, et millega kindlasti soovitame tutvuda, et kui on endale mingi fond siis valikusse jõudnud ja siin põhiteabedokumendis on ära toodud kõik olulised nüansid, mis seda fondi puudutavad. Fondi eesmärk, sihtgrupid, fondiga seotud kulud, kuidas fond käitub, ütleme, et fondi hind käitub, osaku hind, kui näiteks on turgudel langused, kui on tõusud, ehk on ära toodud need negatiivsed stsenaariumid, et nii nagu me oleme Peritiga rääkinud, et investeerimine on pikaajaline protsess, lühiajaliselt võib toimuda seal kõikumisi, kunagi ei saa eeldada, et ma nüüd teenin kasumit, ajaloos ju see nii oli, me ei saa tulevikku selle najalt ennustada ja oluline on ka tutvuda võimalike negatiivsete aspektidega, et kindlasti ma näitan ka natuke hiljem siin graafikut, et fondi tingimused, aruanded, aruannetes on näiteks ka ära toodud siis täpselt samamoodi need investeerimispõhimõtted, strateegiad, millistesse fondidesse konkreetselt siis see fond on investeerinud, ehk siin on siis kõik need ära toodud. Nüüd ennem rääkisin kauplemispühade kalendrist, et täpselt samamoodi, et siin siis saab vaadata, et millal konkreetselt selle fondiga siis neid arveldusi ei toimu, et mis päevadel siis näiteks ma ei saa oodata selle fondi puhasväärtus uut arvestust. Ja fondi korralduste töötlemise tingimused, et siin tegelikult on ära toodud see, et tõesti, et näiteks kui ma Roburfondidega ennem kella 2 tehinguid teen, et siis mul fondiosakud jõuavad kiiremini väärtpaberikontole, et kui see on nagu investorile oluline, et siis tasub kindlasti sellele lehele tähelepanu pöörata. Ja nii nagu siis juba mitu korda me oleme öelnud, et siis Swedbank AS-is on nende fondide ostmüük, vahetamine, hoidmine tasuta, et see on täpselt siin samamoodi ära toodud, fondivalitseja ka täiendavat kulu ei võtta. Et küll on siin ära toodud siis nii-öelda fondi enda sisemised kulud, see on see, mida me ennem ka seal koondtabelis eraldi vaatasime, täpselt samamoodi, et oleks nagu see ülevaade olemas. Ja loomulikult siis see jätkusuutlikkuse aspekt, et millest me siin ka päris palju oleme rääkinud, et kui siis sellega tutvuda, et siin all on ka link, et siit saab siis ilusti minna nagu rohkem selle jätkusuutlikkuse printsiipide ja meie poolt esitatud nõudmiste kohta lugema. Aga kui nüüd uuesti võtta ette see fondist lähemalt, et vot siin ongi ära toodud siis graafik,
et saab vaadata, et kuidas siis sellel fondil on läinud läbi aja, et saab võtta siit ette nii-öelda pika perioodi, et kuna see fond on nüüd meie turul olnud 3 aastat. Jah, 3 aastat. 3 aastat natuke Just. peale. Ma jäin praegu matemaatiliselt mõtlema, et siis tegelikult siin ongi ju näha, et elu ei ole olnud kogu aeg lillepidu, et siin vahepeal on olnud langustrende, et näiteks kui ma mingil hetkel oletame, et siin 2021 aasta novembris olen suutnud endal konkreetselt selle fondi soetada, siis ilmselgelt ma näen siin mingis hetkes ka langustrendi, et ma olen nagu selles raha kaotanud. Aga selle graafiku pealt tuleb jälle ilusti välja, et see järjepidevus, see regulaarsus, igakuine paigutamine, et tegelikult see on hästi oluline, ta võtab nagu erinevatel ajahetkedel neid erinevaid hindu siia taha ja kui mul on õnnestunud osta siin just põhjas, siis tegelikult kõige magusamalt see fond siis pikas ajas võib mulle tagasi teenida. Nüüd lisainformatsioon, mis on samamoodi hästi oluline, need tootlused. Et tootlused siis aasta baasil, et me oleme ära toonud siis 1 aasta tootluse, 3 aasta tootluse, vot väga hea, ongi ilusti näha, et ei ole kõik aastad vennad, et siin ongi näha, et näiteks 3 aasta tootlus sellel fondil on olnud negatiivne, et kuna fond ei ole nüüd olnud üle 3 aasta turul, et siis 5 aastat me siin veel kuvada ei saa, et kindlasti tuleks nagu sellele tähelepanu pöörata, siis me saame vaadata kogu tootlus kalendriaastate kaupa, et ongi siin 2022 aasta oli -16,03, mis meil toimus 2022. Sa Berit mäletad, mis selle languse tõi? Sõda, võlakirjad, energiakriis. Täpselt, et tegelikult ütleme, et kui me nüüd hakkame siin mõtlema, mis majanduses paralleelselt toimus, siis ju me mõistamegi, et miks ka ettevõtetel läheb ju täpselt samamoodi halvasti. Ehk siin oli hästi palju erinevaid nüansse, mis nagu seda mõjutasid. Ehk 2022 oli negatiivne, aga näha, et 2023 aastal on siis nagu turud hakanud harjuma selle olukorraga, mis turgudel on toimunud ja tegelikult siis 2023 on lõppenud positiivselt. Nüüd, kui me vaatame geograafilise poole pealt, et siis see fond suures osas siis investeerib USA-sse, et 57,63% on tänase hetke seisuga, et need võivad kogu aeg siin muutuda, need allokatsioonid, et fondijuhid teevad siin aktiivset tööd, see on aktiivselt juhitud fond ja need allokatsioonid võivad siin muutuda. Et on Euroopat, on eurotsooni suisa, Euroopa all mõistetakse siis nagu laiemad, kus on ka siis nii-öelda need riigid, millel ei ole euro kasutusel, et võtame siit lähinaabritest on et Rootsi või Norra või Taani või Poola, et neil on nagu omad valuutad. Siis arenenud Aasia on ka siis nii-öelda 7,42%-ga. Nüüd ja väiksemates mahtudes on siis nii-öelda teised regioonid ära toodud. Sektorid. Et sektoripõhiselt ka, et kuhu siis neid investeeringuid tehakse, et kõige populaarsem tundub selles fondis on siis tehnoloogiafond, et 30% osakaaluga, et tervishoid, tööstus, kinnisvara, täpselt samamoodi on nagu võimalik vaadata, et kuhu neid investeeringuid siis sektoripõhiselt on tehtud. Ja siis kõige põnevam osa võib-olla ka investori jaoks, et kuhu siis täpselt on tehtud. Et siin selle graafiku all on ära toodud siis 10 suurimat investeeringut ja näha, et siin on tehtud investeeringuid erinevatesse fondidesse, et siin on investeeringud nii Roburi enda fondidesse kui ka siis JP Morganisse, kes on üks jälle tuntud varahaldusettevõte või MSCI futuuridesse, et need on nii-öelda siis tulevikus siuksed keerulisemad investeerimisinstrumendid. Ja muu on siis nii-öelda 19,92%. Et selleks, et tahta nüüd teada, et kui palju siis või millistesse erinevatesse investeeringutesse on siis muid investeeringuid tehtud, siis tegelikult tasubki vaadata seda aasta või poolaasta aruannet, et seal on siis nii-öelda see list pikem, kus on kõik nagu ära näidatud. Et see on nüüd rääkides näiteks sellest savings fondist. Mulle tundub, et savings fond ongi siis selline hea fond nendele investoritele, kes ise ei taha jälgida, pole aega jälgida, mis teatud piirkonnas sektoris toimub. Tahaks sellist kombinatsiooni erinevatest fondidest. Võib-olla aeg-ajalt siis vaatan just selle oma eesmärgi ajaperioodi üle ja riskiastet siis korrigeerida ja liikuda seal savings fondide vahel.
on mul õigus, Kadi? No ideeliselt jah, et see on miski, mida tasub, ütleme, et kaaluda. Et noh, tõesti, et ütleme, et kui tahta ikkagi sihukest nõu ja soovitust saada, et siis tasub jälle tulla ja meie spetsialistidega sel teemal kindlasti rääkida. Aga noh, meie tänane eesmärk ju tegelikult ongi, et natukene vaadata nendesse fondidesse sisse, et oleks investoritel võib-olla lihtsam mõista, alustavatel investoritel eriti lihtsam mõista, et kuidas siis ja mis valikud ja mida need miskid tähendavad. Aga sa ennem arvasid, et me võiks korra vaadata ka seda Swedbank Robur Access Globalit on ja. Et see oli see fond, mille najal ma siis selgitasin, et noh, mida miski sõna tähendab. Et taaskord, et ärge siis haarake kinni, et see on nüüd pangatöötajate poolt välja toodud soovitused, kuna nad seda näitavad, vaid pigem ikkagi me lihtsalt tahame selgitada, mida see fond endast sisaldab. Aga siin me saame natukene nüüd kiiremini liikuda, sest eelmise fondi juures me tegelikult ju rääkisime palju tõdesid ära. Aga tegemist on siis tõesti jah, global ehk globaalselt investeerima fondiga. Tegemist on aktsiafondiga, et samamoodi me näeme ära siin selle fondi isinkoodid, valuutad, tema puhasväärtus ja tema liikumised. See fond siis võrdleb ennast MSCI World Net Indexiga, et mis nii-öelda passiivsemalt juhitud fondide puhul on oluline. No rääkisime ennem standardhälbest ehk sellest kõikumisest, et see on siis 14,18, et noh, kui te meenutate, et siis näiteks sellel savings fund 30, et mis oli madalama riskiastmega, et seal oli see standardhälve ikkagi oluliselt madalam, et noh, ta viitabki täpselt sellele, et kui fond läheb riskantsemaks, siis ka see standardhälve lähtuvalt sellest muutub. Ja kui me nüüd vaatamegi siin seda riskinäitajat, et siis ongi see fond on nii-öelda tasemel 4 ehk ta on tiba kõrgema riskiga. Ja standardhälbe puhul veel, mis ma tahan välja tuua on, et seda siis kogu aeg nii-öelda arvutatakse ja ta nii-öelda võtab aluseks siis selle fondi keskmise tootluse, et kuidas see fond nagu liikumas on. Nüüd fondist jälle lähemalt on võimalus lugeda siit fondist lähemalt lehel. Täpselt samamoodi on ära toodud vajalikud dokumendid, on ära toodud infotasude sisemiste kulude kohta, on ära toodud jälle see jätkusuutlikkuse printsiip ja kui nüüd siit fondist lähemalt siis allapoole liikuda, et täpselt samamoodi on ära toodud graafik, et saab vaadata jälle, et kuidas see fond siis pikemas ajas on olnud, et jälle samamoodi ülespoole, allapoole kõikumised, et nii nagu me siin Peritiga oleme rääkinud, et alati ei ole turud ülespoole, turud on ka allapoole, et tihti alustavatele investoritele kipub olema see raske aeg, aga et siis ongi oluline eesmärke meelde tuletada ja sealt siis jätkata nii-öelda oma investeerimistegevustega. Et samamoodi on ära toodud siis kõik need tootluse pooled, et kuidas sellel fondil on läinud siis aasta perspektiivis, 3 aasta perspektiivis, kuidas kalendriaastate lõikes, et noh, näete, et siin jälle 2022 on negatiivne aasta, et täpselt nendel põhjustel, mis me siin ennist mainisime. Ja ütleme, et kui me siia paremale poole kõrvale vaatame, et siis ongi, et geograafiline jaotus, jälle taaskord USA on siin küllaltki suure poolega, noh, tegelikult on ju lihtne põhjus USA. USA ongi maailma üks suuremaid turge ja sealt ongi neid väärtpabereid siis noh, kõige rohkem ka võtta. Enamus tehnoloogia ettevõtteid on ju USA-s, selle tõttu on USA väga suure osakaaluga. Väga põnev, nii sa vaatame kohe, et siin on see USA 67,97, vaatame nüüd kohe sektoreid on ja näed, ongi täpselt nii nagu sa ütlesid on et tehnoloogia, et praegusel hetkel tõesti, et selles fondis on siis see tehnoloogia osakaal 25,63%, et noh, siiski ka, et kuigi on tegemist passiivsemalt juhitud fondiga, et siis see fond noh, ikkagi sees ka ikkagi aeg-ajalt käiakse ja kohandatakse selles fondis nii-öelda neid investeeringuid, aga tänu sellele, et ta on passiivsemalt juhitud ehk fondijuhid nii aktiivselt nagu selle fondiga ei tegele kui aktiivselt juhitud fondiga, siis need sisemised kulud on passiivsemalt juhitud fondidel madalamad, et noh, aktiivselt juhitud fondide puhul on see, et fondijuht püüab siis ennetada nii-öelda seda langustrendi, et ehk võtta läbi nii-öelda selle laugemalt võib-olla selle languse poole ja suunata fond kiiremini kasvule, aga passiivsete puhul siis üldiselt kipub see investeering läbi tegema kõik need turujõnksud, mis siis on ette nähtud. Ja tõesti, et kui neid graafikuid võrrelda, noh,
natukene silme ette manada eelmist, et siis konkreetselt selle fondi graafik tõesti ongi nagu ja jõnksutavam või siin järsem. seda saab ju tegelikult ju ka näidata, et vaata Kadi siin üleval pool on see fondi nimekast, et siit investor saab ka valida mõne teise fondi kõrvale võrdluseks. Nii, vaatame. Otsime siit üles selle Savings Fund 30. Nii, no vot siin on tegelikult nüüd näha, et kuidas need kaks fondi koos käituvad. Ja just ütleme, et kuna see Roburex SH Global on riskantsem fond, et temal on ka neid jõnkse ülespoole ja allapoole rohkem, et kindlasti investor nagu peab endasse sisse vaatama ja mõtlema, et millised riskid talle sobivad ja millist fondi ta siis võiksid kaaluda. Nüüd suurimad investeeringud, et sellel Access fondil täpselt samamoodi, et nii nagu oligi, et siin kohe jooksevad ette tehnoloogiaettevõtted, kuna küllaltki suur osakaal on tehnoloogiaettevõtetesse tehtud. Aga nüüd tegelikult me olemegi fondidel sellise korraliku ringi peale teinud, et mis sa arvad, teeme nüüd mõne ostu ka? Jah, näitame, kuidas seda teha, kuidas osta, kuidas püsikorraldust vormistada, et siis on teekond selge. Just, aga võtamegi jälle siit selle kõige esimese fondi ja klõpsame siin siis ostan nuppu, tegevused juures ja ostan nupp, et ma olen ilusti internetipangas sees, nii et selle võrra mul on nagu mugavalt võimalus liikuda. Siin siis ta palub mul valida väärtpaberikonto, kuhu ma siis tahan osta, et kui on mitu väärtpaberikontot, et siis tuleb need valikud teha. Ja siin on siis, ma saangi panna näiteks, et oletame, et ma tahan sellesse fondi investeerida 1 euro, et alates 1 eurost saabki nendesse raburfondidesse investeerida ja kontrollin. Ja tegelikult nüüd ta kinnitabki mulle ära, et investeeritav summa 1 euro, tehingusumma 1 euro, mul ei ole siin ei komisjoni ega tehingutasusid ja ütleme, et kui mul ei oleks nüüd eurosid konto peal olnud, et ma jätsin selle liinukese sinna alles, et siis ta oleks nagu konverteerinud mulle neid eurosid konto peale, et oletame, et mul oleks Rootsi kroonid olnud või midagi muud, et siis ta automaatselt ka konverteerib ja kinnitan. Ja ongi kõik, et tegelikult mul on siin ilusti kirjas, et fondi order on edastatud ja kui ma tahan siis minna vaatama informatsiooni konkreetselt siis selle fondi orderi kohta, et siis ma saan minna minu portfelli alla, et seal on kõik need ootel ka fondiosakute ostud on ooteltoimingute all ja roburfondide puhul on see oluline, et nad on nii-öelda prepayment fondid ehk ettemaksufondid ehk see raha ei lähe mitte siis broneeringusse, mille eest ma neid fondiosakuid ostan, vaid see raha läheb siis kohe arvelduse arvelt maha ja siis lähtuvalt kellaajast, mis kell ma selle tehingu tegin, et see fondiosakud siis laekuvad minu väärtpaberikontole, kas siis tehingupäev +1 või tehingupäev +2 päeva, tööpäeva. Aga nüüd edasi vaataks korra, et kuidas siis seda püsikorraldust või tähendab, nimetame seda regulaarseks investeerimiseks, et kuidas seda regulaarse investeerimise lepingut teha, et võtan siis taaskord siit tegevused alt, aga seekord ma siis võtan regulaarne investeerimine. Ma saan siia panna nime, mida iganes ma tahan. Ma ei oskagi öelda, et paneme siis kommiraha. Siis väärtpaberikonto, et ma saan valida ja siin on see, et millist summat ma tahan kanda näiteks igakuiselt. Siin tegelikult ütleme, et ma saan valida, kas teen iga nädal paigutusi, teen korra kuus paigutusi või teen korra kvartalis. Jääme meie selle standardse juurde, et teeme korra kuus ja samamoodi ma saan panna siis endale meelepärase summa, näiteks oletame, et ma tahan iga kuu kõrvale panna 30 eurot. Ja siin järgmine investeeritava summa aastane kasv. See tegelikult tähendab seda, et kui ma natukene tahan võib-olla inflatsiooni ennetada veel selles osas, et ma tahan, et minu kuumakse ka hakkaks iga aastaselt kasvama, et ma saaksin rohkem nii-öelda investeerida. Et siis ma saan valida juba eos siia, et näiteks iga aasta minu makse suureneb, oletame siin 10% võrra, ehk täna ma maksan 30 eurot, aasta pärast ma maksan 33 eurot ja siis aasta pärast ma maksan 36,30 eurot, et niimoodi see summa järjest hakkab nagu suurenema ja tegelikult mulle võib-olla märkamatult, et natukene kogu aeg see summa läheb suuremaks, aga samas see efekt regulaarsel investeerimisel saab olema suurem. Nüüd investeeringu kuupäev.
Siia ma saan valida selle päeva, millal ma tahan, et see raha minu kontolt siis sinna fondi liiguks. Ja regulaarse investeerimise puhul on see, et need rahad hakkavad liikuma alles õhtul. Et kui tööpäev on läbi, et kellel on näiteks Swedbanki äpp, et siis temal tuleb ka lubatud teavitused, et siis temal tuleb ka teavitus, et nüüd raha liikus. Et mina jätan praegult siia vaikimisi tänase päeva, et las ta olla. Ja siin allpool see fondide valimine, et praegult me jätame 100% osakaalu Savings Fund 30-sse, aga tegelikult ma saan sellesse ühte püsikorraldusse kuni 4 fondi panna, et näiteks ongi, et ma igale fondile sellesse rahasse annan 25% osakaalu, siis tähendabki seda, et näiteks minu 30 eurot jagatakse siis nii-öelda ära 4 fondi vahel, see on siis 750, 750, 750 ja 750. Ja näiteks oletame, et kui ma nüüd jätangi siia 25%, siis ma saan lisada siia veel fondi ja niimoodi ma saan kokku lisada 4 fondi ja anda igale ühele osakaalu 25% või näiteks panen ühele fondile 25%, teisele 75%, kui tahan 2 fondi. Et siin on nagu neid valikuid hästi palju erinevaid. Ja siin on ka see muu nupp, ja. et sealt saan ise siis protsendid paika panna, et kui mul on endal soov, et võib-olla ühte panen veel rohkem ja osasse panen vähem. Ja, et ma ei pea kinni jooksma sellesse, mis me oleme nagu siin ette andnud, et võib-olla mulle meeldivad numbrid 66 ja 33 on ju. Tahangi neid kasutada just. Aga paneme meie siia ikkagi selle 100% praegult tagasi. Ehk siis minu poolt on nii-öelda püsikorralduse jaoks vajalikud andmed lisatud ja siit edasi nupp. Nüüd ta korra veel näitab mulle, et ole hea, et kontrolli, et kas kõik andmed peavad paika, mis ma olen siia sisestanud. Ja kui nii on, siis ma kinnitan ja allkirjastan siis mobiilideega ehk siis tasub mobiili endal käe juures hoida ja siis ära kinnitada nii-öelda kas mobiilidee või ütleme, et smart-idee või ID-kaart või sõltub millega keegi siis nii-öelda sinna sisse logib. Ongi nüüd siin meile ära vormistatud see fondidesse investeerimise ehk regulaarse investeerimise leping, et ilusti viskas siia ette, et leping on sõlmitud. Ja taaskord, et kui on soov siis minna nii-öelda vaatama seda lepingut, et see on siis leitav minu portfell alt. Ja siin on kõigepealt, ma nüüd läksin siia minu portfell alla, et kõigepealt te näete, et siin on siis ära toodud see Savings Fondi ost 1 eurot, et mis ma tegin, ehk ta on siin nii-öelda ootel tehingut all ja ootab seda hetke, millal siis nii-öelda minu kontole laekuda. Ja teisest küljest, kui ma nüüd allapoole kerin, et siin on siis võimalus tutvuda selle püsikorraldusega, mis siis siin teha sai, et täpselt samamoodi Savings Fund 30-sse 30 eurot ja siin on ka siis ära näidatud, et ma olen tahtnud seda aastast kasvu. Ja siit tegevuste alt pärast ma saan näiteks seda fondi muuta, kui ma tahan kuumakset tõsta või kui ma tahan fondides valikuid teha, et see leping on hästi paindlik. Et sellega praegult siin internetipangas lõpetangi selle ülevaate, et võib-olla nüüd Berit veel kordaks üle, kust kohast meie näiteks alustaja investor enda jaoks informatsiooni leiab. Nii, et kui nüüd investor soovib ennast harida ja igapäevaselt kursis olla erinevate uudistega, mis maailmas toimub, siis meil on päris tükk aega tegutsenud ka investeerimisjuttude podcast. Iga esmaspäev tuleb uus osa ja vahepeal on ka lisaosasid, kui kutsutakse mõnda ettevõtete omanikke kohale, kes võib-olla tulevad uute aktsiate pakkumistega välja. Siis kindlasti meil on ka internetipangas olemas alustava investori leht, kust leiab ka videod, mida me oleme mõned aastad tagasi ka salvestanud, investeerimiskooli videod. Ja meil on ka olemas blogi, kus saab siis tutvuda ka erinevate analüütikute aktsiaanalüüsidega, viimaste uudistega erinevatel teemadel, mitte ainult investeerimine, aga muud teemad ka. Et siin te näete siis neid linke. Ja kui te tõesti tunnete, et tahaksite veel spetsialistiga arutada, et mis lahendus teile kõige paremini sobiks, julgustame siis internetipangas endale aja broneerima, saab võtta kas videonõustamist või telefoni teel vestlust ja seejärel saate siis otsustada, kuidas teie edasi liikuta investeerimismaailmas.
Mhm. Et siinkohal tegelikult ongi meie poolt see ülevaade tehtud, et me loodame, et te saite siit natukene sellist tarkusetera, mida kõrva taha panna, et võib-olla aitab paremini ka orienteeruda nendes üleüldiselt fondide maailmas. Aga hästi oluline tõesti ongi see, et siis seda käesolevat infot, mis me siin rääkisime webinaril, et siis seda kindlasti ärge käsitlege soovitusena, et oluline on ikkagi see, et kui te tahate võtta mingit investeeringut ja tahate siis nõu pidada, et siis kindlasti pöörduge asjatundjate poole, et on nad siis meie panga investeerimisala spetsialistid või siis kui teil on kuskil mujal näiteks, et kes teid siis nõustada saab. Et Berit, sa võid vaata selle viimase slaidi ka ette panna, et sellega saabki meie webinar läbi. Ja igal juhul mina väga tänan sind, Berit, et sa selle teekonna minuga ette võtsid siin, et minu arust oli ülivahva. Ja samad sõnad. Aitäh, et saime vastastikku natukene siis informatsiooni jagada ja loodan, et sellest meie jagamisest oli ka teile palju abi. Et suur tänu ja soovime teile ilusat päeva jätku. Ja suur tänu ja edukaid investeeringuid. Just.